Armsad vennad ja õed, on suur rõõm tänasel pühapäeval kohtuda. Kuigi meil siin kohapeal on selline väike meeskond, aga ma usun, et meie armsad sõbrad ja vennad ja õed ja külalised on internetis, kaamera taga ja ekraani taga, kes meid jälgivad. Täna on meil emakeelepäev. Ja emakeelepäev on 14. märtsil just seetõttu, et sellel päeval on sündinud Eesti luuletaja Kristjan Jaak Peterson. Ma arvan, et paljud meist teavad Kristjan Jaak Petersoni mõnda luulerida ja mulle tundub, et tänase jumalateenistuse alguses ongi paslik lugeda mõned read tema luuletusest Kuu. Kas siis selle maa keel laulutuules ei või taevani tõustes üles igavikku omale otsida? Siis ma võtan teid, selge, sinise taeva tähed, maa pealt kõrge isamaa poole rõõmuga vaadates laulda. Siis ma laulan sind, ööse kuningas Kuu, kes sa pilvedes ülesta nii kui pungasta lilleke, lõbusa valge palega üles tõused taeva all, kus tulised tähed maha on langemas sinu ees musta pimeda udu sisse. Nõnda, inimeste vaim, oled sa udus ujumas, kui su mõte on otsimas Jumalat tähtede alt. Selles vanas luuletuses peegeldub inimese soov kohtuda Jumalaga. Ja nii tohutult suur rõõm ja hea meel on, et me võime omas emakeeles kiita Jumalat, tunnustada üksteist, öelda armastuse sõnu, öelda julgustavaid ja lohutavaid sõnu, et me võime oma emakeeles, eesti keeles lugeda pühakirja. Oleme selle üle väga-väga tänulikud. Ja nii nagu Kristjan Jaak Peterson mõtles ja kirjutas, et inimene siiski otsib igavikku, otsib Jumalat selle tähtede all. Ja seetõttu ka tänane jumalateenistus on nagu pühendatud sellele, et me otsime Jumalat, otsime igavikku ja ma usun, et Jumal täna kõneleb meiega ja me palvetame. Issand Jumal, me täname sind, et sa oled meile tänase päeva kinkinud ja me palume sinu õnnistust tänasesse päeva. Me palume sinu õnnistust meie inimestele, meie Eestimaale ja rahvale. Jeesus, me täname sind, et sa tahad oma sõna avada täna meile siin, meie Eestimaale, üle maailma. Jeesus, ja me palume sind, et sinu sõna oleks igal inimesele tema emakeeles arusaadav. Ja Jeesus, ja me palume ka sind, et ka see tänane teenistus siin meie osaduses võiks kõneleda sinust ja issand, sina võiksid täna meid julgustada ja üles tõsta ja üles ehitada ja kinnitada. Jeesus, ja me täname sind, et sinu sõna on elavana täna meie keskel. Kiitus sulle, issand, halleluuja, aamen. Ja laulame siis ka üheskoos Püha, püha, püha. See on number 6 laul, kellel kodus lauluraamatud on. Südame sultan, ma õnnista mind nüüd. Püha, 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 püha.
armu Jumal, sinu oma nüüd olla tohin. Mõtted püüdes sulle tahan ma, õnnista mind nüüd, armu Jumal, armu Jumal. Armas Jeesus, armas Jeesus, armas Jeesus, sa minu päästja. Oma käed ja töö sul tahan ma, õnnista mind nüüd, armas Jeesus, armas Jeesus. Püha, püha, püha vasa, täida süda nüüd oma tulega. Lauldes ülistan su väge, õnnista mind nüüd, püha, püha, püha vaim. Ja järgnevalt me kuulemegi pühakirja lugemist meie omas emakeeles. Ja ma loen 2 kirjakohta Vanast Testamendist ja kui ma seda loen, siis mulle endal on vähemasti tundunud, et võib-olla on siin ka killuke minu lugu sees, sest et kõik need piiblilood tegelikult lõpuks kõnelevad ikkagi inimesest. Aga esimene kirjakoht on 4. Moosese raamatust, 21. peatükist, salmid 4-9. Hoori mäe juurest läksid nad ära Kõrkjamere teed mööda, et minna ümber Edomi maa. Aga rahvas tüdines teekonnal. Ja rahvas rääkis vastu Jumalale ja Moosesele: miks olete meid toonud Egiptusest kõrbe surema, sest ei ole leiba ega vett ja meie hing tülkab seda viletsat toitu. Siis issand läkitas rahva sekka mürgiseid madusid ja need salvasid rahvast ning Iisraelis suri palju rahvast. Siis rahvas tuli Moosese juurde ja nad ütlesid: me tegime pattu, et rääkisime vastu Jumalale ja sinule. Palu issandat, et ta võtaks meilt ära need maad. Ja Mooses palvetas rahva eest. Ja issand ütles Moosesele: tee enesele madu ja pane see ridva otsa, siis jääb elama iga salvatu, kes seda vaatab. Ja Mooses tegi vaskmaa ning pani selle ridva otsa. Kui siis madu oli salvanud kedagi, aga too vaatas vaskmadu, siis ta jäi elama. Aamen. Ja teine kirjakoht on psalmist 103. Tänage issandat, sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti. Nõnda öelgu issanda lunastatud, keda tema on lunastanud kitsikusest ja on kogunud võõralt mailt, hommikupoolt ja õhtupoolt, põhjapoolt ja lõunapoolt. Nad olid meeletud oma üleastumise tee tõttu ja nad said näha vaeva oma pahategude pärast. Iga toit oli neile jäle ja nad olid juba surmaväravate lähedal. Aga oma ahastuses nad kisendasid issanda poole ja tema päästis nad nende kitsikustest. Ta läkitas neile oma sõna ja tervendas nad ning päästis nad hauaveerelt. Tänagu nad issandat ta helduse eest ja tema imeliste tegude eest inimlastele ja ohverdagu tänuohvreid ning jutustagu tema tegusid hõiskamisega. Aamen. Kui ma möödunud pühapäeval jutlustasin, siis ma lubasin, et kui on midagi jagamist väärt, siis sellel järgmisel pühapäeval ma jagan. Ja ausalt öeldes ma ootasin peale möödunud pühapäeva ikkagi mitu päeva, et mis asi see võiks olla, mida jagada tänasel pühapäeval. Veel küsisin ka mõnede teiste inimeste käest,
et kas kellelgi on jagada mingit tunnistust või lugu, mida Jumal on teinud. Aga siis ikkagi üks asi juhtus. Ja nimelt lugu oli selline, et no nagu igal ühel kodus loodetavasti on prügikast. Ja meil on ka prügikast toas. Ja mõnikord saab ta täis. Ja ta saab täis ja siis mõtled, et peaks selle prügikasti välja viima. Ja ma arvan, et see mõte on kõikidele tuttav, peaks ta ometi välja viima. Aga küsimus on selles, et millal seda siis välja viia. Hommikul ma juba vaatasin, et kast on täis ja et peaks nagu ta siis ikka välja viima, siis mõtlesin, et las tuleb veel päeva jooksul veel siia kraami juurde, et kuni ikka niimoodi, et nii pilgeni on täis, et enam midagi tõesti ei mahu, et hakkab maha voolama, et siis on võib-olla paras aeg ta välja viia. Ja kuidagi tagantjärgi vaatan, et ei olnud nagu südames prügikasti välja viia. Loodan, et sellist olukorda kõigile teistele ei juhtu, et ei ole südames prügikasti välja viia. Tegelikult ikka tuleks ta välja viia. Aga päev nagu veeres omasoodu ja siis õhtul alles juba, kui oli pime, juba kusagil võib-olla 9 paiku või niimoodi, korraga lihtsalt iseenesest võtsin prügikasti ja viisin ta siis välja. Aga kui ma olin seal oma kodu väravate ees, olin just panemas siis suurde konteinerisse seda, üks inimene oli meie majast nagu mööda kõndimas ja ta küsis vett. Ei ole ju põhjust keelduda ja tõingi talle joogiks puhast kraanivett, head sellist jahedat. Ja siis ma sain aru, et tegelikult selle inimese soov oli pigem nagu rääkida ära, mis tal südame peal on. Ja me rääkisime temaga päris pikalt seal pimedas ja võib-olla veidi ka külmas ja veidi ka ootamatult. Aga see asi lõppes sellega, et me palvetasime. Ma palvetasin tema pärast. Ta langes põlvedele, sest et ta vajas Jumala abi. Ja kui me olime palvetanud, olime palves ära olnud ja kui ta püsti tõusis, siis tema näost nagu särast nagu sellist, nii nagu psalmist ütles, et tänage issandat, sest tema on heas, tema eeldus kestab igavesti. See inimene vajab jätkuvalt tegelikult eespalveid ja julgustust. Tema pere vajab jätkuvalt eespalveid. Ja kui ma selle loo peale mõtlesin, et kuidas üks selline väike nagu tühine asi pealt näha, võib viia nagu Jumala plaanis palju tähtsamate asjadeni. Ja ma usun, et Jumal võib meid kõiki kasutada, kas siis prügikasti juures või nõude pesemise juures või mingite muude selliste üsna igapäevaste asjade juures. Jumal tahab tegelikult meid kasutada kellegi teise heaks. Ja tänu Jumalale, et tema meid kasutab ja temal on oma plaan meiega ja teiste inimestega. See oli minu väike tunnistus ja nüüd me kuuleme laule, mida Peeter ja Kaja on meile valmistanud. Kui on mu teed liig raske ees ja kõik on uus ning tundmatu, kui ma ei tea, siis sina tead, su kätte end ma usaldan. Ja see on see, mis julgeks teeb, võin minna vastu oma hirmudel. Kui ma ei tea, siis sina tead, su kätte end ma usaldan. Nüüd tulen ma ja kummardan su risti all. Jätan koorma ma, kui ma ei tea,
sina tead, su kätte end ma usaldan. Ja see on see, mis julgeks teeb, võin minna vastu oma hirmudel. Kui ma ei tea, siis sina tead, su kätte end ma usaldan, su kätte end ma usaldan. Tõusta taas võin koormata, sest koorma võtnud oled minult sa. Kui ma ei tea, siis sina tead, su kätte end ma usaldan. Ja see on see, mis julgeks teeb, võin minna vastu oma hirmudel. Kui ma ei tea, siis sina tead, su kätte end ma usaldan. Ja see on see, mis julgeks teeb, võin minna vastu oma hirmudel. Kui ma ei tea, siis sina tead, su kätte end ma usaldan, su kätte end ma usaldan, su kätte end ma usaldan. Sügavam kui merepõhi, kõrgem veel kui linnutee, laiem silma piirist veelgi, sinu armastus on see. Kaugemale sirutub see nendeni, kes hüljatud. Alastavam, pikaveelsem, see on sinu armastus. Ja su armastus jääb, kui kaob kõik muu. Ja su armastus jääb ja su ustavus. Ja su armastus jääb, end peidan sellesse. Ja keegi ei saa mind kätte sellest. Puhas ilus, rikkumata, kõrgem sellest maisest siin. Vigadele vaatamata, võtad käest ja edasi mind viid. Peatud seal, kus teised lähevad, andestad kui reetnud maa. Eksimused kinni kattad, nõnda mind sa armastad. Ja su armastus jääb, kui kaob kõik muu. Ja su armastus jääb ja su ustavus. Ja su armastus jääb, ent peidan sellesse. Ja keegi ei saa
ja keegi ei saa mind kätte selle seest. Ja nüüd me tahame lugeda Jumala sõna. Loen kirjast Ehveslastele 2. peatükist salmid 1-10. Jumala elustavast armust. Jumal on teinud elavaks ka teid, kes te olite surnud oma üleastumistes ja pattudes, millest te varem käisite selle maailma ajastu viisil, vürsti viisil, kellel on meelevald õhus, vaimu viisil, kes nüüdki on tegev sõnakuulmatute laste seas, kelle seas ka meie kõik varem käisime oma lihalikes himudes, tehes liha ja mõtete tahtmist mööda, ning me olime loomu poolest vihalapsed, nagu teisedki. Aga Jumal, kes on rikas halastuselt, on meis koos Kristusega teinud elavaks oma suure armastuse pärast, millega ta meid on armastanud. Kuigi me olime surnud üleastumistes, armu läbi te olete päästetud ning on meid koos temaga üles äratanud ja asetanud taevasesse olukorda Kristuses Jeesuses, et näidata tulevastel aegadel oma armu võrratut rikkust helduses meie vastu Kristuses Jeesuses. Sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu ja see ei ole teist enestest, vaid see on and Jumalalt, mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda. Sest meie oleme tema teos Kristuses Jeesuses loodud heade tegude tegemiseks, nii nagu Jumal on juba enne meile seadnud, et me teeksime seda. Ja veel loeme Johannese evangeeliumi 3. peatükist salmid 14-21. Ja nõnda, nagu Mooses ülendas kõrbes vaskmao, nõnda peab ülendatama inimese poeg, et igaühel, kes usub, oleks temas igavene elu. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et üksiki, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Jumal ei ole ju läkitanud oma poega maailma, et ta kohut mõistaks maailma üle, vaid et maailm tema läbi päästetaks. Kes temasse usub, selle üle ei mõisteta kohut. Ja kes ei usu, selle üle on kohus juba mõistetud, sest ta ei ole uskunud Jumala ainusündinud poja nimesse. Ent kohus on see, et valgus on tulnud maailma, aga inimesed on armastanud pimedust enam kui valgust, sest nende teod on kurjad. Igaüks, kes teeb halba, vihkab valgust ega tule valguse juurde, et ta tegusid ei paljastataks. Aga kes teeb tõtt, see tuleb valguse juurde, et ta teod saaksid avalikuks, sest need on tehtud Jumalas. Aamen. Me laulame veel 2 ülistuslaulu ja ekraanide taga, suurte või väikeste taga, kuidas te keegi olete, saate neid kaasa laulda. Panete tähele, tunnete ära, kindlasti need on kõik Timo laulud.
iga päev minu jaoks ja ma langen su ees austuses. Sinu arm on ju uus iga päev minu jaoks ja ma imetlen taas su lustavust. Halleluuja, halleluuja, halleluuja. Kiitos sinule, Jeesus. Halleluuja, halleluuja, halleluuja. Kiitos sinule, Jeesus. Sinu arm on nii suur iga päev minu jaoks ja ma langen su ees austuses. Sinu arm on ju uus iga päev minu jaoks ja ma imetlen taas su lustavust. Halleluuja, halleluuja, halleluuja. Kiitos sinule, Jeesus. 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 Kas oled näinud lootust pimeda mehe silmas? Kas oled kuulnud tänu elul alla jäänu käest? Kas oled näinud taastamist valude poolt puretud kehas? Kas oled kogenud armastust selle käest, kes ainult vihastab? See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. Kas oled näinud, kuidas murtud süda jälle terveks saab? Kas oled näinud seda, kuidas langevad ahelad? Kas oled kuulnud tänulaulu suust, mis seni ainult sajatanud? Kas oled kogenud armastust selle käest, kes ainult vihastab?
Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel, täna veel. See on see, mis Jeesus teeb, jah, see on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. see on tõesti nii, mis Jeesus teeb täna veel. Kui me siia sõitsime, siia Elvasse abikaasaga, siis mõtlesime, et kas on see ikkagi nii, et Jumal veel päästab ja toob inimesi usule. Ja me ei näe tegelikult praegusel ajal väga sellist massilist liikumist siin Eestis, nii nagu oli 80. aastate lõpul ja 90. alguses. Aga kui me arutasime seda teemat, siis tundus, et tegelikult Jeesus teeb väikseid samme niimoodi pidevalt ja tegelikult me saame ka tänasel päeval kuulutada head sõnumit ja viia nagu evangeeliumi nendele, kes vajavad. Ja mõnikord on see evangeelium ka võib-olla ikkagi toidupakk või mingi selline praktiline asi, mida me saame ulatada ja uskuge mind, paljud inimesed saavad sellest väiksest asjast ka rõõmsaks. Sest võib-olla nendel on ka see olnud justkui see viimane õlekõrs või see, mis nagu tuletab meelde, et jah, ikka on veel armastus maailmas olemas ja ikka on veel olemas Jumal, kes tegelikult näeb meie rasket olukorda. Ja tänu Jumalale selle võimaluse eest. Ma pean tunnistama, et meil siin kohapeal, kes me siin meeskonnana oleme, on siin päris hea olla ja võib-olla ei tahaksid tükil ajal veel ära minna ja laulda ja ülistada, aga mõningad teated siiski peab ütlema, sest oleme sellises materiaalses maailmas. Kõigepealt on see, et igal pühapäeval me oleme tavaliselt viinud läbi korjanduse. Ja korjandus on meie kogutustes nagu selline tava. Ma mäletan, et siis, kui ma tulin siia kogudusse, Elva kogudusse, vahetasin oma kogudust ja siis minu käest paljud inimesed küsisid, kes olid neil koguduse võõrad, et kuidas see võimalik, et millest see kogudus elab, et kas ta mingi äri on või mingisugune või riik annab raha või kust see raha tuleb. Ja siis ma seletasin, et vot see on meie nagu selline tava, et me elame vabatahtlikest annetustest ja see tava on aastas 100, võib-olla isegi mitu tuhat aastat tegelikult kristlikus kirikus püsinud, et annetuste toel see töö liigub edasi. Muuseas, ka Jeesusel oli palju tuttavaid, isegi rikaste ja aadlike hulgas tollel ajal, kes tema tööd toetasid. Et sellepärast me pühapäeviti viime korjanduse läbi, aga praegusel ajal
on teine võimalus teha annetus elektrooniliselt, nii et kellel on see asi meeles ja südames, siis võiks toetada meie koguduse tööd ja seeläbi ka tegelikult me toetame Jumala riigi kuulutamist ja Jumala riigi missionit. Kuna praegu on piirangutega olukord meie Eestis, siis meil ei ole avalikke jumalateenistusi ja meie koguduses on nüüd selline korraldus, et teisipäeval ja kolmapäeval kella 11 kella 6 võivad inimesed tulla nii-öelda individuaalsele palvele pühakotta ja samuti on siis reedeti kella 11 kella 3 on see võimalus tulla pühakotta ja palvetada Jumala poole oma palved ja kogeda ka ikkagi osadust ka siin pühakojas olles, sest pühakoda on tegelikult ikkagi avatud põhimõtteliselt ju kõikidele inimestele ja individuaalne palve on väga-väga asjakohane. Maailm vajab palveid, meie kõik vajab palveid ja võib-olla see, kui meie palvetame, see päästab ühe väikese osa võib-olla maailmast. Aga meil on tavaga sünnipäevalapsi õnnitleda. Nimelt tänasel 14. märtsil on lisaks Kristjan Jaak Petersonile sündinud ka meie kogudusest Aidu Võsu ja soovime temale südamest õnnistusi selle tänase sünnipäeva puhul. Ja möödunud nädalal küll rohkem sünnipäevi olnud, aga homme on ka 2 meie koguduse liiget, kes tähistavad sünnipäevi. Üks on Enn Mõttus ja teine on Piret Aan. Mõtleme ka nende peale ja tervitame meie sünnipäevalisi ja soovime rohkelt Jumala õnnistust teie eludesse ja et te võiks olla täidetud Jumala ligiolust. Ja nüüd on ka õige aeg tulla, et palvetada üheskoos meie sünnipäevalaste pärast, aga samuti, et tuua oma eespalvet Jumala ette. Issand Jeesus, me täname sind südamest, et me võime õnnistada sinu nimel 3 meie koguduse liiget, Aidu Võsut, Piret Aani ja Enn Mõttust. Jumal, nad on kõik eri vanuses ja eri kohtades elavad, võib-olla ka mitte päriselt isegi Eestis. Jeesus, me palume nendele õnnistust sinu käest. Jeesus, täida nende elu oma püha vaimu ligioluga, täida nende elu selle küllusega, täida nende elu headusega, selle just, mida sina oled, issand, lubanud. Sest sinu heldus kestab igavesti. Me palume sind, et nii Ennu kui Pireti kui Aidu elus oleks see reaalselt igal päeval kogetav. Tänu Jeesus sulle, et sina täidad just need vajadused, mida need 3 inimest vajavad. Ja me kogudusena täna võime õnnistada neid sinu nimel. Kiitus, ülistus sulle selle eest. Aga issand, me tuleme sinu ette ka oma mitmete eespalvetega. Jeesus, me täname sind nende inimeste eest, kelle me võime praegu usaldada sinu kätesse. Issand, sa näed seda kohtumist, mis minu elus oli eile. Jeesus, me palume, et sa seda inimest õnnistad selle inimese perekonda, kes on nagu sellistes väga suurtes raskustes ja väga keerulistes olukordades. Aga issand, sinul on abi, sinul on vägi neid aidata. Sinul on neid vägi aidata ja päästa nendest köidikutest, mis neid seovad. Jeesus, me laseme valla sinu õnnistused selle perekonna kohale. Aga issand, sa näed ka mitmeid inimesi, kes on meie eespalvetes, kes on haiged, haiguste sees. Jeesus, päästa ka need inimesed. Issand, ulata oma abi. Tänu Jeesus sulle, et me võime nagu laulda üheskoos, et jah, veel täna sina päästad, veel täna sina muudad elusid. Sest see on see, Jeesus, mida sina teed. Kiitus, ülistus sulle. Aga samamoodi me palume oma maa pärast ja rahva pärast. Jeesus, me palume lepita ka meie rahvast ja päästa meie rahvast ka sellest olukorrast, kus on need piirangud ja need haigused, see viiruse haigus levib väga jõudsalt
issand, halasta, ole armuline. issand, õnnistame sinu nimel ka kõiki neid eesliinitöötajaid, kes transpordivad neid rohkelt, neid paljusid haigeid, kes tegelevad nendega päevast päeva, kes on pinges ja väsimuses selleks, et inimesi aidata haiglates. Jeesus, me õnnistame neid sinu nimel. Ja palume, issand, läkita nende juurde ka oma saadikud, oma inglid, kes neid julgustaksid ja kinnitaksid ja võib-olla ka ulataksid klaasi vett ja toetaksid. Kiitus sulle, issand, et me sinu nimel võime neid õnnistada ja me täname sind, et sa oled armuline meie maale rahvale. Aga Jeesus, me õnnistame ka sinu nimel kogu maailma, ka neid piirkondi, kus on nälg ja häda, kus on sõda ja vaen. issand, halasta ka nendele piirkondadele. issand, läkita oma rahusõnum, rahusaadikud ja lepituse saadikud. Ja me täname ka nende sõnumite ja uudiste eest, mida me kuuleme kas meediast või oma sõpruskonnas, kus inimesed on korraga leppinud, kus riigid on korraga leppinud ja rahusidemed sõlminud. Jeesus, me täname sind selle eest. Jah, kiitus ja au olgu sulle, issand. Sina oled hea ja sinu heldus kestab igavesti. Halleluuja. Aamen. Ja nüüd me asume veel kord ühisesse laulu ja laulame number 292, kui see number nüüd kellelegi midagi tähendab. Aga see on selline üsna kõnekas laul, mis räägib ka nagu kõik teised, mis on siin lauldud ülistuses, et Jeesus päästab täna. Pole mingit mõtted ehk võimalust risti külge klammerdun. Seda vajan ma, sest ta pojaga tema veri päästis mind. Kuidas rahu leian ma, ristile mind juhatage, tahte kiitust hõisata, ristile mind juhatage. Vägi armastab, olav üleval, patud mulle andestab. Mis armuking, tema õiglus mind puhtusega riietab. Kuidas jaksan elada, ristile mind juhatage, kitsast rada sammuda, ristile mind juhatage. Veel kord tere kõigile, kes te seda, ma võiks ütelda, avalikku salvestust vaatate. Oleme täna sellises seisus, et teie oletegi meie osaduskogudus, et kui veel paar nädalat tagasi saime nagu Jumala teenistuses teha otseülekande ja seda siis veebi kaudu edasi anda, siis nüüd oleme lihtsalt seda laulu, jutlust, palvet salvestamas, et see teieni edastada. See oli 3 nädalat tagasi, kui üks
kirjakoht mind kõnetas ja selliselt nagu tunnistusena ma ka selle mõne lausega edasi andsin. Ja siis tekkis mõte, et võib-olla seda teemat natukene sügavamalt käsitleda või vähemalt pikemalt, kui mitte siis sügavamalt ei suuda. Aga siis tekkis see kartus mulle, et siis läheb võib-olla mingiks isiklikuks halamiseks ja et vaataks midagi muud. Aga siis tuli niimoodi, et tänase päeva kirjakohad juhatasid mind jälle selle tekstini või selle mõtteni, seda siis küll Johannese evangeeliumi järgi, nimelt kui me edasi loeksime sealt, kuhu me siis lugemise järjega jõudsime, siis me jõuaksime sinna, et oli Jeesus oma jüngritega ristimas ja oli Johannes ristimas. Ja tegelikult seal tekkis isegi väike probleem. Okei, nüüd ma pole veel täpselt rääkinudki sellest, et millest ma rääkida tahan ja juba seletan, aga võib-olla siis läheme siiski selle lühikese salmi juurde, millest tahaksin täna lähtuda. Ja ma loen 2 salmi, loen Markuse evangeeliumist, 1. peatükist, salmid 14 ja 15. Aga pärast Johannese vangistamist tuli Jeesus Galileasse ja kuulutas Jumala evangeeliumi. Aeg on täis saanud ja Jumala riik on lähedal. Parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse. Aamen. Kõigepealt pöörame tähelepanu sellele, kuidas kirjeldatakse Jeesuse kuulutuse algust. Pärast Johannese vangistamist tuli Jeesus Galileasse ja kuulutas. Miks on see kirjeldatud selliselt, et seostatud ristja Johannese vangistamisega? Nagu juba rääkisin sellest ajendist, mis suunas täna sellest veel kõnelema, ehk siis Johannese evangeeliumi 3. peatüki sündmused. Seal tundub olevat üks selline lühike aeg, kus Jeesus ja Johannes tegutsesid paralleelselt. Matteuse ja Markuse evangeeliumi järgi sellest ajast ei räägita, vaid tuuakse esile see hetk, kui Johannes oli pandud vangi, siis tuli Jeesus ja ütles, aeg on täis saanud. Siin on kindlasti vähemalt 3 erinevat põhjust, miks seda on selliselt esitatud. Ja ma isegi ei julge öelda, et üks või teine põhjus oleks nagu olulisem või tähtsam, aga siiski kõik need 3 nagu minule avanesid siin. Kõigepealt on see, et siin täpsustatakse Jeesuse kuulutuse algus ajaliselt. Ja see on siis, kui Johannes oli pandud vangi. See on täiesti tavaline nagu sündmuste seostamine, mida meiegi oma elus teeme. Ei ole ju
isegi sellel meie ajastul, kus meil on kõik kuupäevad, kellaajad ja aastanumbrid nagu loetud, igapäeva mõtlemises ja nagu suhetes me ei kasuta seda, et 14. märtsil kell see ja see me tegime seda. Tavaliselt on need seotud mingite teiste sündmustega meie elus ja võib-olla, et kui me tuletame meelde midagi oma elust lapsepõlves, vaat see oli siis, kui ma olin 5-aastane. Või siis oma pereelus räägime, et toimus midagi olulist, millal see oli, vaat see oli siis, kui teine laps sündis. Ja mida vanemaks me saame, seda enam tuleb ka seda, et vaat see oli siis, see oli sel aastal, kui mu ema suri. Nii need erinevad elusündmused on omavahel seotud ja nagu nendega me markeerime seda elukulgu. Nendel sündmustel, mida me siis paralleelina toome, ei ole mitte mingisugust põhjuslikku seost, aga need on toimunud samal ajal. Niisiis me võime öelda seda, et see, et evangelist räägib Ristja Johannese vangistamisest koos siis Jeesuse kuulutuse algusega, siin ei ole põhjuslikku seost, siin on vaid ajaline side. Teine asi, mis selles määrangus nagu välja tuleb, on tõdemus, et Jumala plaan ei jää pooleli. Me teame, Ristja Johannes oli teevalmistaja Jeesusele. See ei olnud selge mitte kõikide inimeste jaoks, aga Jeesus teadis seda kindlalt, rääkis sellest, Ristja Johannes teadis. Võib-olla isegi vähem ja vähem täpsemalt kui Jeesus, aga ta teadis seda, et ta on kellelegi teevalmistaja. Ta on teevalmistaja Messiale, aga ta ei teadnud veel, kes see on. Aga ühel päeval, kui ta kohtus Jeesusega, siis Püha Vaim ilmutas talle seda. Ja Ristja Johannese peale olid ka rahval nagu suured lootused. Ja nüüd korraga on see tee nagu lõppenud. Ristja Johannes on vangi pandud. Mis ja kuidas temaga edasi saab, aga selle ajastu karmid meetodid kohtumõistmisel ei pruukinud midagi head kuulutada. Ja siis tuleb Jeesus. See, mis tundus, et nüüd jäi pooleli või nüüd läks see side katki või midagi läks untsu, ei. Nüüd tuli Jeesus ja ütles, aeg on täis saanud, parandage meelt. See julgustab meid, see räägib sellest, et Jumala plaan ei nurju. Saatan ei saa panna seisma evangeeliumi kuulutust, isegi siis, kui ogavalgud meeletult möllavad. Pärast seda, kui Jeesus oli oma koguduse loonud, juhtus mitmeid asju, mis viitasid sellele, et nüüd see asi kõik kustub ja hääbub. Stefanos hukati.
ja ega neid jüngreid, tema järgijaid, Jeesuse järgijaid, siis nii tohutult ka ei olnud, natuke veel seda teed käia ja oleks saanud kõik vaikseks. Aga see ei toimunud nii. Seal tuleb mõne aja pärast Paulus imelisele pöördumisele ja tundub tema sellistest kirjadest, et ta nagu selle Stefanuse hukkamise ajal nagu midagi südames tundis. Sest et ta tuletab seda jälle meelde, et ma olin ka seal. See oli üks sündmustest, kus ma olin nagu sellises, ühesõnaga see nagu puudutas tema südant või vaevas tema südant isegi, kuigi nii ta väljendas, ta oli tegelikult kõik andeks saanud. Oli lugu sedasi, et see kogudus, mis ei olnud väga suur, see hajutati üle maa. Kõik laiali, igaüks omas kohas, karta, et siis ta nagu kustub see tuli. Ei, need, kes olid hajutatud, need kuulutasid evangeeliumit ja Jumala töö läks edasi. See on olnud meie koguduses ka läbi ajaloo. On ju olnud töötegijaid, kes on võimsalt töötanud ja siis Jumal on nad ära kutsunud. Kas siis nüüd lõpetame? Jumala töö läheb edasi. Tulevad uued, keda Jumal saab kasutada. Ja see annab julgust. Ja ma usun, et see mõte, et tuleb Jeesus pärast seda, kui Johannes on vangistatud, andis paljudele kristlastele julgust. Ka nende raskustes ja nende kogemustes, et midagi nagu saab läbi või lõpeb, aga Jumala töö läheb edasi. Ja nüüd kolmas selline tunnetus sellest lühikesest salmist on see, et Johannes just nagu pidigi vangistatama, et Jeesuse töö saaks eriti suurelt esile tulla. Kui Johannese käest küsiti, ja küsiti tegelikult tema jüngrid, Johannese jüngrid küsisidki, et umbes niimoodi, et mis tegelane see Jeesus on, et tema ka ristib. Ja mitte ainult, et ei risti, vaid on probleem lausa. Kõik lähevad tema järgi. Nii meile siis Johannese evangeelium räägib 22. 3. peatüki 22. salmist 30. Ja Johannes ütleb, tema peab kasvama, aga mina pean kahanema. Tundub nii, et Johannes ei jäänud nagu Jeesuse tegevusele kuidagi jalgu või ette, et teda oleks pidanud vangistatama selleks, et Jumala töö oleks saanud edasi minna. Aga võib-olla tema järgijate, Johannese järgijate jaoks, rahva jaoks oli see oluline Jumala plaani osa. See on nagu selle salmi või jah, selle kogemuse selline kõige keerulisem osa, need 2 esimest on nagu lihtsalt vastuvõetavad. Kas Johannes, Jumala mees, tõesti pidi vangistatama selleks, et Jeesuse töö saaks edasi minna?
ja selline mõte, no see võib tunduda isegi võõras ja sellepärast ma isegi ei julge öelda, et see pidi nii olema. Aga julgen öelda seda, et see oli nii. Johannes kahanes oma kogemuse, tunnetuse kohaselt sedavõrd, et ta kõrvaldati kurjade kätega, aga Jumal lasi sellel sündida. Peab küll ütlema, et see üleminek Johannesest Jeesusele oli tegelikult inimajaloo kõige suurem üleminek, kõige järsem muutus. Jeesus ise räägib Johannesest ja ütleb, et Johannes on suurim inimestest, kes on sündinud. Ja siis ütleb, aga taevariigis kõige väiksem on temast suurem. Panime tähele Jeesuse kuulutuse algust. Jumala riik on lähedal. Selle riigi sisseastumine toimus koos Jeesuse tulekuga. Seda on, näiteks alfakursuses on seda isegi käsitletud nii, et on praegune ajastu ja on tulevane ajastu. Ja koos Jeesuse sündimisega algas tulevane ajastu, mis toimib paralleelselt praeguse ajastuga. Ja praegune ajastu lõpeb siis, kui Jeesus tuleb taas. Ehk siis Jeesuse kahe tuleku vaheline aeg on see aeg, kus praegune ajastu ja tulevane ajastu toimivad paralleelselt. Arusaadav. Tulevast ajastut on meis nii palju, kui me sellele ruumi anname oma südames. Seega see oli ajaloo kõige suurem üleminek. Kõige suurem inimene, Ristja Johannes, pidi kõrvale astuma, et saaks tulevane ajastu alata Jeesuse Kristuse tulekuga. See teema sellisest kõrvale astumisest või tahaplaanile jäämisest on tegelikult päris lai. Ja võib muidugi küsida, et miks me koguduses sellest räägime või kas oleme ju harjunud sellise väljendiga, et Jumala riigis ei ole töötuid ja isegi pensionäre ei pidanud olema, kuigi ma arvan, et 4. sambaga ikka päris tõsine pension saab üles pandud, kui sinna koguda. Jeesus ütleb selle kohta, et koguge taevasse. Püüame seda teha. Aga siiski see teema ei ole koguduste jaoks olematu teema või võõras teema. See on kõige laiemalt on ta selline põlvkondade vahetuse teema ja selle nagu sujuvus ja ka vastastikune mõistmine selle juures. Me oleme mitmed head vaatajad veel pärit sellest ajast, kust me
tundsime üsna lähedalt ühte riiki, kus riigijuhtide tagasiastumist ei eksisteerinud. Töövõime ei olnud oluline, mõttejärgsus ei olnud oluline, isegi füüsiline stabiilsus ei olnud oluline. Riiki juhiti, kuni surm ei lubanud seda enam teha. Ja alles siis, kui ajad muutusid ja olud ka sellega koos, siis pisut on ehk jõutud selleni, et riiki peaks juhtima sellel ajal, kui selleks on parimad võimed inimesel. Aga see nagu kõrvale astumine, kindlasti meenub meile ajaloost teemasid, mulle meenub midagi kooli ajaloost, ühest sellisest suurest tõsisest pikast sõjast, kus väga andeka, aga vana väejuhi kõrvale astumisega tulid esile uued ja tuli murrang nagu selles sõjas, nagu selle poole pealt positiivses suunas. Me teame oma rahva sellisest talupoja kultuurist, nagu talude edasiandmist nooremale põlvkonnale ja millised seal siis nagu need teemad tekkisid või olid, tuletame meelde oma klassikat Suve, kus Toots sellele tähelepanu juhib, et tal ei ole nagu kõiki võimalusi selle talupidamise juhtimiseks ja siis isa ja ema ükskord ütlevad, et kuule, me oleme mõelnud. Ja tegelikult seesama asi on koguduses, pastorite vahetustega, firmades juhtimise muutusega, mis on vajalik aja seisukohast ja kui siis need, kelle panus on antud, ma ei väljenda niimoodi, et kelle aeg on möödas, kelle panus on antud, kui siis nemad ei oska targalt taanduda, siis tekib probleeme. Ja võib-olla küsite, et kas see puudutab mind isiklikult ka? Jah, puudutab küll. Selles elukogemuste pagasis, kus ma olen, nagu palun seda tarkust, et ma oskaks ühest ja teisest punktist nagu õigel ajal tagasi anda. Et teised saaksid edasi minna. Aga ühe mõtte või olulise nüansi selles tagasiastumises tahaks veel esile tuua. Ja see puudutab meid kindlasti kõiki, see on nagu isiklikul tasandil või isiksuse tasandil. Ja nimelt suhtes Jumalaga. See on see koht, kus oma õigus tuleb panna vangi, et Kristuse õigus saaks esile tulla. Paulus ütleb Korintuse kirjas, me võtame vangi Kristuse sõna kuulmise alla kõik mõtted. Seal on see sama vangi paneku nagu mõte sõnades öeldud. See on see, mis peab juhtuma selle minu minaga. See, mis peab juhtuma selle egoga. Olen vahel seda kasutanud, seda väljendit, et vahel nii naljatledes sõpradega rääkides,
et ega mul võib väiksem auto ka olla, aga mina mahun sinna ise ilusti ära, aga ego ei mahu sisse. Või siis kabinetiga või võib sama asi olla, et mahud küll, aga ego jääb poolenisti välja, noh, vaja tema eest ka hoolitseda. See ego tuleb panna vangi. Ma arvan, et tegelikult suhetes kaasinimestega ka, aga täiesti kindlalt suhtes Jumalaga. Meil ei ole oma õigusega midagi peale hakata. Siis me jääme ilma Kristuse õigusest. Ja seda me ei tahaks keegi. See on pühitsuse teema. See on selles vaimulikus kasvamises edasiminek. Jumala lapsena kasvamises edasiminek. Panna oma mõtted võib-olla, jah, siin ei tohi nagu segi ajada seda, et me peaksime mõtete vaba olema. Jumal tahab kasutada meie mõtteid, meie võimeid, meie kavasid. Aga see sama ongi, et kui me oma ego paneme vangi, siis Jumal saabki neid kasutada. Ka meie tarku mõtteid, kui vahel neid tuleb. Aga selles kasvamises me igatseme edasi minna. Ja kas see puudutab mind? Jah, väga. See puudutab mind ka väga. Aga selle teemaga me ei saa nagu väga palju edasi minna jutustades, vaid me peaksime tegutsema ja esimene asi siin juures on palve. Parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse, ütles Jeesus. Sellega tulebki edasi minna. Aamen. Me palvetame. Kallis Jeesus, me täname selle eest, et sina selles maailmas, kui sa inimesena olid siin ja samas Jumala pojana, siis sa kuulutasid võimsalt evangeeliumit, rõõmusõnumit, et on olemas päästmise võimalus, pääsemise võimalus, on olemas võimalus, et inimene saab õigeks mõistetud, kuigi ta ei küündi kuidagi Jumala õiguseni. Õigeks mõistetud selle läbi, et sina oled võtnud meie patud ja karistuse ja meie saame võtta sinu õiguse. Aga me ei saa seda, kui me oma õigusega edasi toimetame. Sellepärast me palume praegu siin, et me oma õiguse võiksime panna maha. Selles osas olla iga päev meeleparanduses. Sest sellest on vähe, kui me tegime seda eile või eelmisel nädalal. See oma õigus tuleb taas esile. Me tahame sinu armu läbi panna selle vangi, et me võiksime pühitsuses kasvada ja edasi jõuda. Jeesus, ole meid kõiki juhtimas. Aga sa saad juhtida neid, kes lasevad ennast juhtida, kes kindlalt oma teed marsivad, nendele sa saad ainult nagu lehvitada. Aga sa igatsed meid juhtida. Ja nii nagu me nagu nendest piltidest näeme,
mis peegeldavad isa armastust, mis peegeldavad sinu armastust. Sa ei ole see juht, kes meid tagant ajab, vaid kes läheb ees, keda me saame järgida. Jeesus, tänu sulle selle eest. Ja me palume sinu õnnistust igale ühele, kes täna selles osaduses läbi ülekande on kaasas või järgnevatel tundidel või päevadel seda vaatab ja sellest osa saab. Ole meid kõiki õnnistamas. Ole meid kõiki õnnistamas. Me igatseme, et sina oleksid meie lähedal, et sa oleksid meie elusid juhtimas, andmas tarkust uutes sammudes ja vanadest nagu tagasiastumistes. Ole õnnistamas meid, igat ühte, sest me vajame seda kõik. Aamen. Aamen. Jah, meie jumalateenistus hakkab läbi saama, aga Jumala töö läheb edasi, sõltumata sellest, kas internetti on või kas elektrit on, mis vahepeal võivad takistada meie olemist, aga Jumala töö läheb edasi ja oleme selle eest tänulikud. Ja me laulame meie lõpulauluks sellise usukinnituse: mu Jeesus elab veel ja viib mind eluteel. Soovime, et see mõte võiks meid kõiki kanda. Mu Jeesus elab veel ja viib mind eluteel. Nüüd armastajas hingest ka peab kartus kaduma, sest ta on minule nii ustav karjane. Mind segab noorel rõõmal ja joodab allikal. Kui kõnnin pimedas, kus lõukoer märgamas, siis tean ma, et ka südaöö mind Jeesus valvab veel. Kui komistasin ma ja mure rõhuskan, siis päästja sulle ruttasin, seal lõppes kõik mu piin. Sest teda vaadates ma elan õndsuses ja tema armastus on see mu haigus paradiis. Issand, õnnistagu meid ja hoidku meid. Issand, lasku oma pale meie peale paista ja olgu meile armuline. Issand, tõstku oma pale meie üle ja andku meile rahu. Aamen. Õnnistatud uut nädalat kõigile.